Tere, õigemini tere tulemast tagasi kuulama meie podcasti, mille nimi on Praktiline AI. Mina olen Henrik Aavik, minu vastas istub Priit Kallas ja siis tere. Täna hakkame rääkima teemal, kuidas leida uusi kliente maailmast, internetist ja kuidas sellega AI abil saab kiiremini edasi liikuda kui oma väikeste sõrmedega liigutamisega. Isegi võib-olla keskenduks rohkem leida ka, aga ka see, et lõpuks sul on, kui ma annan sulle kellegi nime, mis sa sellega peale hakkad, et kes ta on, kuidas ta on, kellega seal suhtlema peab ja nii edasi, et võiks vaadata just seda, kuidas neid inforikastamise protsess. Jaa, täpselt nii. No aga hakkame siis algusest, et ma arvan, et enamustel ettevõtjatel, kes meid kuulavad, on olemas tarkvara nimega CRM või mingisugune... No, päris julge arvamus, ma arvan, et umbes 2/3 ei ole või kui mitte rohkemalt. Kas automatiseerimise eelduseks võiks olla see, et tuleks mingi CRM panna või võib mängida ka näiteks, ma ei tea, Excel failiga? Ma arvan, et Excel on täitsa okei, et see CRM on sellisel juhul nagu vaja, tegelikult CRM on vaja siis, kui sul on elusaid kontakte palju, kellega sa suhtled paljude inimestega. Kui sul on väike organisatsioon ja sa oled selline näiteks agentuur, ütleme reklaamiagentuur, agentuur, et agentuuri mõte siis selles suhtes, et sul on mõned kliendid, keda sa teenindad, 10 või midagi taolist, siis teoreetiliselt saab nagu isegi ilma hakkama, aga loomulikult CRM annab selle selguse, et sul on jälg maas igast asjast ja see kahtlemata väärtuslik asi, aga eriti, kui sul on juba mitu inimest. Kui sa oled üksi, siis võib-olla on hea pea ja majandad ära ja üksi tehes on lihtsalt see probleem, et sa tunned, et see aeg, mis sa sinna paned versus see, kui sa hoiaksid seda peas ja sinna ei paneks aega, et see on nii ja naa. Aga kui on ikkagi mitu inimest, siis mina lähen kohtun kellegiga ja siis ma pean selle sulle edasi andma ja sellest jääb kuhugi jälg, siis oleks nagu tore, ma arvan. Nüüd, kui mul on siis agentuur või miks mitte mingisugune muud tüüpi firma, olgu ta siis trükikoda või kauplus, ja ma tahaksin leida omale kliente, ütleme business to business valdkonnas, siis kuidas leida üles Eesti firmad, kes mulle sobivad? No Eesti firmadega on see tore asi, et meil on äriregister ja äriregistri andmed on avalikud ja sealt sa võid neid võtta nii palju süda lustib, et see on avaandmed ja sinna saab nii-öelda arvutivahenditega ligi. Aga kuidas ma tahaks saada siuksi firmasid, kes on nagu asjalikud, et seal on nagu 100 000 firmasid, kes paljud neist ei ole asjalikud, ma tahaks just neid kõige paremaid saada. No seal on ju selles mõttes, et kui sa lähed vaatad äriregistrisse, siis seal on ju igal asjal on juures tema makstud riiklikud maksud, tööjõumaksud. Äriregistris on kirjas maksud. Jaa. Seal on siis, see on 3 numbrit. See on kvartali kaupa, nii et täna ütleme, kui seal... Äkki räägid maksuametist? Ei, äriregister. Lihtsalt see kõige tavalisem äriregister. Lähed otsid firma nime välja ja vaatad, mis numbrid on. Et jaa, maksuametis need tulevad maksuametist, see on maksuandmed, eks ole, aga need kõige lihtsamal moel, kui sa tahad lihtsalt kas või oma firma löö sisse, vaata, mis seal on ja siis näed. Aga mis seal on siis 3 numbrit. Sotsmaksud, ehk siis need nimetatud seal tööjõumaksud, siis on seal riiklikud maksud, mille alla siis tõenäoliselt käivad kõik võimalikud käibekes ja aksiisid ja kõik see mudruaine. Ja siis on maksustatav käive. See on nüüd hea küsimus, ma ei ole süvenenud nii palju, et mis seal sees on, et näitlikult, kui ma müüksin ainult Ameerika Ühendriikidesse ainult teenust, millele ma sisse ei osta midagi, siis see ei ole maksustatav käive. Et mis olukord seal on, seda ma ei tea, aga ütleme, kui me võtame niisuguse ettevõtte, kes ikkagi teeb Eestis äri ja müüb Eesti ettevõtetele ja inimestele asju, siis see maksustatav käive on põhimõtteliselt sinu käive. Aga selleks ma pean selle firma nime teadma, et seal seda teha, sellepärast, et... No nimi või reegnumber või nii edasi. No jaa, aga kuidas leida need firmad kõik üles, kes mind huvitavad, ütleme, ma tahan leida firmasid, mis teevad käivet vähemalt 1 000 000 kuus, ja siis
Juba muigab, seda saab aru, et ma tahan küsida talt, et kuidas Maksuametist see info nüüd välja sortida. Maksuameti lehel kõige lihtsam, et kui sa ei oska arvutit kasutada nagu, et sa ei tea, mis on API ja mida iganes, siis sa saad, see on lihtsalt Exceli tabel. Tõmba alla Exceli tabel 200 000 rida, kus on need andmed sees. Nii. Ja, või nüüd on, nad tegid selle mingi ekstreemselt lollisti ümber, et ennem oli hea tabel, nüüd on vähe halvem tabel, aga et ennem oli 100, oligi sul need andmed, mis ma ütlesin, et need kolmed maksuandmed, inimeste arv sellel perioodil ja sellised asjad, et firma nimi ja no iga rida oli üks infoblokk, eks ole. Siis nüüd nad tegid selle niimoodi ümber, et selles värskes tabelis on see aasta, nii palju kui seda on olnud, ja eelmine aasta. Nii et sul on iga ettevõtte kohta 2 rida. Või noh, kui inimesed, kes saavad aru, kuidas tabeleid tegema peab, saavad aru, et nii ei tehta tabeleid. Ja, aga selle tabeli sealt alla tõmmati, siis eks seal on siis suurusjärgus 400 000 rida Excelit ja seal sees on kõik olemas, et saad sortida, mille järgi seda lustib. Ja ütleme niimoodi, et kuigi see 400 000 võib tunduda väga õudne ja siis kui sa alguses käima tõmbad, siis sa mõtled huvitav, kas mu Excel jääb ellu, siis üldiselt jääb küll, et kui sul mingi väga-väga juust arvut ei ole, siis peaks hakkama saama. Ühesõnaga, kui soovid leida endale uusi kliente, siis esimesi idee, kes on sinu sihtrühm, on võimalik saada Maksuametist. Maksuamet on niisugune number 1 turundusinfokanal. Aga see info, mis sealt tuleb, seal on teada firma nimi, registrinumber ja see on mingi tegevusala, aga see tegevusala on super üldine, nagu, et selline EMTAK-i ülemine tase. Aga selleks, et hakata selle firmaga tööle, sul on vaja seda infot rikastada. Yeah. No nii. No siis ongi niimoodi, et see on nüüd see koht, kus loomingulisus tuleb mängu, et mida sul üldse rikastada vaja, et mille jaoks sul seda andmeid vaja on. Näiteks ma teen siin praegu tööteine, üks firma on koristusteenused, teine pakub üritusturundust, 3 müüb metallikolakaid, 4 müüb trükiteenust, et siis on mingid agentuurid ja nii edasi, et ehitusteenust, et kui mul on vaja kontakti, ma müün ehitusteenust ja mul on vaja kontakti, siis on see võib-olla mingi ehitusprojekti juht ja mingi arendusjuht ja midagi taolist. Kui ma müün üritusturundust, siis mul on võib-olla vaja kas personalijuhti või turundusjuhti või nii edasi, eks ole. Nii et seal ongi, et sa võtad mingid ettevõtted üles ja põhimõtteliselt püüad internetist leida, et kas seal selle kohta on andmeid või ei ole andmeid, eks ole. Et kõige veidram või mitte efektiivsem meetod on, et sul on see info@ aadress, eks ole, info@firma.ee, sinna nagu väga ei ole mõtet meili saata. Et ja kui sa saada 200 000 meili välja saadad, siis tõenäoliselt saab sealt ka vastuse. Aga see ei ole võib-olla kõige taiplikum ja väga mõistlik meetod, kuidas asju teha. No ja üldiselt vist on tänapäeval niimoodi, et need ajad, kui saadetakse 200 000 e-maili välja, on pöördumatult möödas. Vist ikka saadetakse, aga lihtsalt need lähevad kõik spämmi. Spämmimootorid on nii tublid, et kohale jõuab neist ei jõuagi määra. Vähe jõuab kohale. Ja teine asi on ka, eks ole, et kui sa saadad info@apollo.ee-sse kirja, eks ole, et see ju ei lähe kuhugi, eks ole, kui nad näevad, et see on sinu mingigi pakub, ma ei tea, seal, et ostke endale, ma ei tea, kontoritoole või mida iganes, eks ole, siis ilmselgelt see ei ole õige koht, kuhu seda meili saata. Okei, aga siis nüüd me olemegi jõudnud probleemi juurde, et me tahame leida õige inimese sealt firmast. Me oleme välja selgitanud firma, tema käibe ja töötajate arvu alusel. Me teame, et aadressi järgi, et asub Tallinnas, nii et nüüd peaks hakkama sihtima. No ütleme nii, et kui sa seda teeksid käsitsi, ma alati soovitan nagu läbi mõelda, et mida sa siis teeksid. Tee see asi nagu käsitsi ära, vaata, kuhu sa välja jõuad. No pane sammud kirja, aga ma olen seda siis natuke teinud ja lähed Google'isse, otsid Google'ist, vaatad, kes seal töötavad, leiad nende kontaktilehe või mida iganes, vaatad, näed, personalijuht on see, pakume jõulu üritust, eks ole. Ja siis võtad ühendust, helistad, tere, mina olen Priit üritusturunduse firmast, me praegu on õige aeg hakata jõuluüritust planeerima, sellepärast, et on pool aastat on meil aega ja siis ongi nii. Nüüd
sama asja sa saad masindada, et sa saad teha endale sellise automatsiooni või kas sa programmeerid selle endale Pythonis või sa teed mingis vahendis nagu N8N, sa teed endale sellise automatsiooni, mis läheb ja küsib. Läheb ja küsib ja siis kirjutab sinna tabelisse juurde sulle, et kui sa otsid neid turundusinimesi, siis kirjutab sulle turundusinimese kontaktid ja seal on muidugi kindlasti see asi, et kui sa käsitsi inimesena teed, esiteks sa kulutad jube palju aega, selle tõttu sa ei jõua seal neid võib-olla nii palju läbi vaadata, aga kui sa jälle masinal lased teha, siis masin teeb vigu. Noh, inimesed teevad ka vigu, aga lihtsalt, et me tihti kompenseerime seda inimlikku viga tegemist lihtsalt pikema tööajaga ja efektiivsus langeb. Aga kui sa masinal lased teha, siis me oleme siin vaadanud, et aga ta ei leidnud selles firmas, mingi ehitusprojekte, et ta ei leidnud seal ettevõttes kõiki projektijuhte üles. Kurb lugu, et siis on nii, et ei leidnud kõiki projektijuhte üles. Sa võid ka mitu raundi lasta, eks ole, sa võid teha niimoodi, et sul üks AI otsib ühte moodi ja teine otsib teist moodi ja kolmas otsib kolmandat moodi ja siis sa võtad need andmed kõik kokku ja lased nendest veel masina üle, et ta siis kvalifitseerib need nagu ära, eks. Ja siis näitlikult, ütleme, võtame ehitusettevõtte, mul on ütleme nii, et kui ma võtan 100 ettevõtet ette ja küsiksin kontakte, et AI, palun mine otsi mulle nüüd otsingumootorit kasutades kontakte, siis ta saab mulle suurusjärgus, ma arvan, 300-400 kontakti. Et mõnest ettevõttest 1, aga mõnes ettevõttest 10. Ja nüüd teine raund oleks siis selle rikastamise käigus võiks siis seal tulla ka see, et selline ametnik või see töötaja selles ettevõttes, tal on sellised andmed, et me teame, et kas ta on personalijuht või ta kuskil mingitel juhtudel on isegi näiteks tema funktsioon nagu pikemalt lahti kirjutatud. Kui see on olemas ja sa saadad selle nüüd AI-sse tagasi, aga sul on neid 6 tükki ühest ettevõttest, siis võib-olla ei saadaks kõigile kohe mingit või helistaks või võtaks nendega kohe ühendust, vaid siis teine raund, mida võib teha, on see, et sa lased AI-le öelda, näed, mul on selle ettevõtte kohta 6 kontakti, me müüme neile ehitusprojekte, kes ehitame näiteks, ma ei tea, laohooneid, et kes võiks nendest 6 olla primaarne kontakt, kui me müüme laohooneid, eks ole. Ja siis AI siis teeb selle otsuse. Kas ta selle otsuse õigesti teeb või valesti, see on juba hea küsimus, aga ühesõnaga sa saad sealt mingi valiku kätte. Ja alati saab meili lõppu kirjutada, et kui te ei ole õige inimene, palun suunake õige inimese juurde. See on kehva, aga parem kui aga põhimõtteliselt mingigi call to action failimise puhuks. Aga et üldjoontes on ikkagi nii, et masinale, mida rohkem sa andmeid ette annad, aga esiteks kõikide ettevõtete kohta ju ei ole andmeid, eks ole, ja see on ka üks põhjus, miks me nagu ettevõtetest räägime, eks, et eraisikutel ei tohi meili saata. GDPR keelab, eks ole, et see on nagu reaalselt seadusega karistatav. Ega isegi nende andmete salvestamine ju tehnikali on karistatav. Aga et kui sa ettevõttele saadad või ma olen eluaeg nagu, ma 30 aastat turundusega tegelenud ja ka ettevõtlusega ja et kui sa ei tunne mitte kedagi ja tegid eile firma, mis müüb, ma ei tea, kontorite värvimisteenust, mis ma nüüd siis teen? Et kui sa pead ju mingi kuskilt mingi alguse tegema ja seal võib olla see päris okei. Just, nüüd on meil, inimesed on välja selgitatud, nüüd me jõuame järgmise osani sellest automatiseerimisest, et nendega siis peaks võtma kontakti. Oma eelmises podcastis me rääkisime, kuidas luua sisu, et kes selle ära kuulab meie eelmise podcasti, siis ilmselt saab sealt head vihjed, kuidas ka e-maili tekste ette valmistada ja automatiseerida. Esimene nõuanne vist on see, et ära saada e-mail oma meili pealt, võib vist nii kokku võtta, et oma domeeni pealt. Dependi selles suhtes, et kui sa saadad palju sul vaja on, eks ole, kui sul on vaja 10 klienti, siis pole vahet. 10 kliendi saamiseks võib olla vaja saata, sõltuvalt teenusest. Ühesõnaga, et põhimõtteliselt on võimalik käsitööna oma meili pealt teha, ei juhtu midagi, aga mida tehakse kasutatakse mingid erinevaid tööriistu, siin näiteks Instantly ja mingid muud asjad, kuhu ma saan panna mingi põhimõtteliselt ära visatava domeeni. Ja see on siis see, et see on nagu mingi sinu meili aadress,
pluss midagi, et oletame, et ma olen firma.ee, siis mul domeeni aadress on firmaarendus.ee või midagi taolist, eks ole. Ja kui seal on lihtsalt see asi, et kui siis mingi ilge jama tuleb, et sul läheb nagu reaalselt piirajasse spämmifiltritesse kõik asi kinni jääb, siis sul ei sure su põhidomeen ära, vaid siis on sul see domeen, mis sul seal teisel kõrval on. Vähemalt erakirjad lähevad kohale. Aga jah, et üldjoontes ütleme see saatmise osa kõige tähtsam osi on ikkagi see, mida sa saadad, et kas sa oled pihta saanud sellele, mis on nende valupunktid, kas see, mida sa pakud, on nagu kas sa suudad seda niimoodi pakendada, et teine pool huvi hakkab tundma selle vastu. No ikka eelkõige peab muidugi väärtust pakkuma ja siis jõudma. Kas see väärtust pakkuma, see on selline... No selles mõttes väärtust pakkuma, et et see kiri peab kõnetama, et ta loeb selle läbi, aga kas ta loeb selle läbi on esimene küsimus. Ja no võt seal on nagu see asi, et see ma võin julgelt öelda, ma sagedasti satun selle otsa, et ettevõtja ütleb, või turundaja ütleb, et me müüme kõigile kõike, ja siis siis ongi niimoodi, et tõstad käed üles, anna mulle ise tekst, ma saadan selle laiali, et mul vahet pole, et nagu nii see ei tööta, aga kui sa oled nõus sellest maksma, teeme ära, et seal on ikkagi see, et võtame näiteks raamatupidamisfirmad, Eestis on, ma ei tea, vist 6000 ettevõtet, mis pakub raamatupidamisteenust, ja siis ütled, et kirjutame, et me pakume head raamatupidamisteenust, ja meil on mitu head klienti, nagu who cares? Nagu sa ei saa teha nii, et sellisel moel, eks ole, et seal tuleb kindlasti see põhiagu panna, see masin ise, whatever, saadad välja nii või naa, aga kui see sisu ei hakka tööle, siis on see tõesti, et see on see, kust spämm tuleb, eks ole. Kui saadad kehva sõnumit, siis saadame 200 000 tükki välja, et siis mõni ikka näkkab, aga kui sa tahad saata välja 100, mida sa võib-olla saad isegi käsitsi ära teha oma isiklikust meilikastist, ja siis sul on kehv sõnum, siis on null tulemust, eks ole. Et esimene asi on siis eristu, mõtle välja, mis on mille poolest sa eristud, ja teine küsimus, et kellele sa kirjutad. Ehk siis persona, millest me rääkisime ka eelmises podcasti episoodis, et persona on väga oluline, see näitab seda, et sa tead ja kui sa suudad oma persona ära sõnastada, sest tihti sa tunned nagu hinges tunned, kes on mu klient, aga ei suuda seda sõnastada. Kui sa suudad ära sõnastada, siis on see hea promptiga kaasa panna juba teksti loomisel ja ka AI suudab sellest aru saada, sõnastada ja sihtida täpselt seda, kellele on... see nüüd ei ole niivõrd, AI aitab sul teha seda, eks ole, aga et see mõte seal taga on see, et sa pead, kui sa teda kõnetad, teda teist poolt, siis ta peab ära tundma selle, et sa saad aru, kus tal valutab. Eks, et see on hea asi, et mida sa talt, lihtsalt nagu kui ma raamatupidajaid juba mainisin, siis neid on hea lihtne trollida, sest see on nagu loovuse must auk, et meil on paberivaba raamatupidamine. Meil on ka üks klient raamatupidamisfirma, palun liiale mine. Aga, et meil on paberivaba raamatupidamine, meie ettevõte pakub paberivaba raamatupidamist, et kas keegi pakub paberitega raamatupidamist ka tänapäeval või? Kahtlemata kõik, aga et ei ole mõtet tuua välja nagu mingid asju, mis mitte kedagi ei huvita, eks ole, et me räägime ikkagi sellest valupunktist, sellest valust, mille sa tal ära võtad ja kuidas sina selle ekstra hästi ära võtad, et see, ja seda saab kätte niimoodi, et sa mõtled ise oma persona läbi, sa paned AI persona rolli ja siis arutled seda ideed masinaga ja siis lõpuks ikkagi sa pead natuke oma pead ka sinna sisse panema. Mõnikord on see oma pea on pluss, mõnikord on oma pea miinus. Okei, mis on järgmine samm? Saatsin 1000 kirja, panin teele, möödub 5 päeva, midagi pole edasi läinud. Saatmisega on niimoodi, et mitu korda tuleb saata ja see on nagu, müügis üldiselt on nii, et müügilus on üks reegel, selle reegli nimi inglise keeles on follow up, ehk siis nii kaua teed, kui vastuse saad ja selle kohta see lihtsalt on nii.
et mõni võib arvata, appi, kuidas ma nii palju kirju saadan kellega, kuidas ma nii ikka, kuidas ma küsin müüki ja nii edasi. Siis sa oled müügimees või ei ole müügimees, et ega seal, mõnikord on endalgi imelik midagi teha, aga et mingi rahvusvaheline statistika, mida ma nägin mõned kuud tagasi, see näitas seda, et 8. kontaktist tuleb üle 25%. Ehk siis esimene meil, esimene kontakt, teine kontakt, 3. kontakt, 4. kontakt ja need, mis on 8 edasi, see toob 25% nagu kliente, eks ole. Et see ei tähenda seda, et see peab alati 8 saatma, sest enne 8 sa said 75. Et on matemaatikas selline asi nagu optimal stopping problem, et kus me tegelikult jätame pooleli, et edasi minek ei ole nagu ratsionaalne, aga et see, et saadame ühe sõnumi või võtame ühe korra küsime ja siis jätame pooleli, et see on täielik nonsense. Et see, kui sa ise välja võtad, nagu see, kuidas me praegu räägime, et esimene meil, teine meil, 3. meil, aga samamoodi näiteks ma olen nagu hobi lausa selline, et kui ma küsin kuskilt pakkumist ise, olgu see eraisik või ettevõtjana või midagi taolist, siis ma alati vaatan, et saadab mingi pakkumise ära, ja millal ta küsib mult, et eks ole. Ja Eestis nagu praktiliselt on, ma julgen öelda, 90% sul seda ei tule. Ja siis iga kord, kui tuleb, siis mul on, mis nüüd juhtus, et ma ei tea, kas teil on halb päev või midagi taolist. Et see põhipoint on follow-up, ehk siis ühe küsimisega ei saa ja ka siis, isegi siis, kui sa oled selle asja nagu käima saanud ja sul on vestlus juba käib väljaspool automaatikat, siis seal on hästi tähtis asi ka see, et sa ikkagi ennem lahti ei lase, kui nad politsei kutsuvad, Ja lisaks on ju veel ka siis muud kanalid, mis töötavad väga hästi koos e-mailiga või ka ilma e-mailita, aga kombineeritult kõige paremini on siis, kui sa saadad kellelegi meili, siis on mõistlik ta kohe endale panna ka LinkedInis kontaktiks ja seal kohe esimeses kirjas talle pöördumises lisada, et ma muuseas saatsin teile ka e-maili. Et see töötab võimsamalt. Jälle, ma ei ole üldse mingi karm müügimees ja nii edasi, mõnikord tõmban veits krimpsu selle peale, kui ma seda tegema pean. Aga üldjootes on nagu see, et see tundub ka nagu veits üle võlli, et kõigepealt saadame meili, siis ütleb LinkedInis, kuule, miks sa mu meilile ei vastanud ja siis 3. päeval helistame peale, et kuule, mis värk on. Et ma saan aru, et agressiivne müük on ka äge asi, aga ma ise... Mina olen näinud ikkagi maailma statistikat, et teha samaaegselt, panna sõbraks ja saata meili, võimendab mõlemad kanalit, esiteks. Seal on ka küsimus. Teiseks ei pea nüüd hulluks minema, et ikka võib õhuvahesid ka vahele jätta. Aga see sama, mis sa ise ütlesid, eks ole, et repetition on oluline, et tuleb kogu aeg suhelda, peab follow-up ima, et sa vali ise need intervallid, aga kui mingi asi võimendab seda suhtlust, siis seda tuleb teha. Aga jah, ütleme niimoodi, kui tõesti võtta seda külma meili, siis mingi, ütleme, 3 meili 5 päeva, mitte 5 päeva jooksul, vaid 1 meil 5 päeva, teine meil 5 päeva, see võib-olla võiks olla hea asi, millega katsetada, et siis see läheb seal kuskil 2 nädala peale laiali, et tundub nagu mõistlik mõte ja siis... Aga jah, et ka see LinkedIni värk, et sa mingi, võib-olla isegi juba nädal varem võtad see LinkedInis ühendust või nädala, pigem nagu võib-olla varem ja siis on meilid ja nii edasi, et see on katsetamise meetod. Ilmselt ega vähel üks leiab enda oma meetodi. Aga masinast rääkides veel, et nagu selle AI ja selle poole peale tagasi tulla, siis ma võin enam-vähem nagu ette lugeda, et kuidas mul umbkaudu, kui ma tahan nagu nendele andmetele, et nagu seda väärtust külge saada, eks. Et alguses ma vaatan seda, et mis veebilehed on ja mis inimesed sealt kätte saab, kes võiks olla see primaarne inimene. Need on kõik minul, mis ma olen enda jaoks teinud ja oma klientidel on Pythoni skriptid või siis väiksed koodijupid minu isiklikus arvutis, mis ma vajutan käima ja siis teevad mul selle mingi ühe sammu ära. Nüüd, ma olen kunagi ka ise enne AI aega oma näppudega Pythonit programmeerinud, aga ma ei ole kunagi olnud mingi isegi kesktasemel oskaja nagu selles valdkonnas. Et ma olen ikka niisugune katsetaja olnud. Ja täna
ChatGPT-d või Geminit kasutades või Claude on ka päris hea koodikirjutaja, siis lihtsalt ütled, et kuule, mul oleks vaja, et sa võtad siit tabelist need andmed, siis lähed internetti, kasutad seda keelemudelit ja teed neid samme. Sa pead lihtsalt nii-öelda suu või siis näppudega ära seletama masinale, mida sa tahad, et ta teeks, eks. No selge, aga võtame siis selle mõttega tänase saate kokku. Te kuulasite saadet Praktiline AI. Täna oli teemaks see, kuidas teha külmadest kontaktidest veidike soojemad kontaktid. Mina olen Henrik Aavik. Ja mina olen Priit. Kuulake meid jälle siis eelmiseid saateid ka, aga sellele saatele pange like, pange subscribe ja näeme järgmises saates.